No sellesse lõksu tavaliselt langevad mehed, millest see eelmine lugu rääkis. Aga nüüd me jõuame aastasse 1996, kui Itaalia juurtega prantsuse akordionist Richard Galliano on saanud 46-aastaseks ja kirjutab tango nimega New York tango. Ja see on suurlinna tango ja tõesti see tunne, mis seal New Yorgis võib hommikuti või tipptundidel olla, on täiesti olemas. Ja muuseas, Richard Galliano tähistab selle aasta detsembris oma 75. sünnipäeva. Nii et New York tango. Eesti noorte akordioniorkester loodi 2022. aastal ja see kutsuti kokku Eesti Akordioniliidu poolt ja siin orkestri koosseisus mängib noori üle Eesti ja võib öelda, et nad on ka Eesti ühed parimad noored akordionistid. Sest neil on järjepidevus ja soov, oma eeskujud ja sõpruskond ja ääretult tore on siin orkestri ees alati seista ja suur au kindlasti ka. Järgmine lugu toob meid merelinna, miks mitte Pärnu
ja kutsub unele, sest järgmine lugu kannab pealkirja Viire takka ja selle on seadnud akordionile Olivia Kalluste. Siinkohal on paslik tutvustada ühte erilist pilli, mis käib alati meie koosseisuga kaasas. Ja see on akordion. Aga tegelikult siin reas on veel üks erilisem akordion, mille nimi on bassakordion. Ja seda bassakordionit mängib Robert. Kui te vaatate, siis erinevus ongi selles, et tal on klaviatuur ainult paremas käes ja vasak käsi hoiab sealt kinni ja tõmbab lõõtsa. Kas sa demonstreerid meile mõnda toredat käiku ka? Jah, istu. Ja, et tal ongi siuke spetsiaalne funktsioon ja kui te arvate, et see on hästi raske, siis tegelikult see on nagu kerge seljakott, sest tal vasaku käe süsteemi sees üldse ei ole. Vot, nii et see oli bassakordion. Järgmine lugu on vägagi Pärnu lugu. Ja see on kirjutatud aastal 1933, kui Raimond Valgre on 20-aastane.
selle loo pealkiri on "Ma loodan, et saan sellest üle". Aga selle looga on jällegi üks teine lugu vaja rääkida. 2007. aastal kirjutas sellest seade üks väga eriline inimene, üks Rootsi muusik, õpetaja, arranžeerija, akordionimängija Lars Holm, sest tema käis Võru akordionimuusikapäevadel hästi pikalt ja siis ta saatis selle seade sellest Raimond Valgre loost postiga korraldaja Helile. Ja see lugu on nii imeline, ja see sõnum, lisaks sellele sõnumile, mis selles loos on, et selle järgi võiks lausa elama hakata. Et tasub naeratada. Vahest on elus alati, vaat kui toredad sõnad said ritta. Elus on ikka raskuseid, aga tasub see oma tugevus üles leida ja naeratada. Ma loodan, et saan sellest üle.
on aasta 2013. Tiit Kalluste kirjutab oma soololoost seade akordioni ansamblile. Lombakas sõduri valss. Väga eriline on, kui akordioniga saad mängida ka mingeid pop-hitte. Ja meie noortega leidsime endale The Beatlesi loo Imagine. See lugu on kirjutatud 1971. aastal, kui John Lennon oli 31-aastane. Ja see oli The Beatlesite 11. tegutsemisaasta. Imagine.